tere hommikust. On siin jälgijaid juurde tulnud. Ma arvan, et ei ole viitsinud kindlasti. No tegelikult võib-olla olete viitsinud. Rullida natuke allapoole. No tegelikult pigem ikka. Aga mis minuga juhtus detsembri algul? See pimesool lõhkes niimoodi, et ma ei teadnud. Ja ma käisin selle lõhkenud pimesoolega veel 4 päeva vapralt tööl. Miks ma tean seda, et millal ta võis lõhkeda nüüd tagantjärgi, on see, et mul nädala sees oli järsku mingi räme seljavalu. Pesin nõusid ja lõi nagu seljast valu läbi. Hing oli kinni. Ma mõtlesin, mis asi see nagu on. Ja tõenäoliselt siis ta võiski lõhkeda, aga kõhtu ei tulnud mingit valu ega mitte midagi. Alles siis 4 päeva pärast ma tundsin hommikul, et mul on tohutu väsimus kuidagi nagu ei viitsi üldse tööle minna ja siuke. Siis ma mõtlesin, okei, 4 vahetust, et tõenäoliselt võib-olla sellest, kuigi varem pole olnud. Olles tööl paar tundi olnud, lõi paremasse jalga nagu tohutu valu. Niimoodi, et siis ma sain veel selle peal nagu kõndida, aga ta oli valus. Ja väsimus läks järjest nagu suuremaks. Ja siis tuli välja see, et ma mõtlesin, okei, et ma teen töövahetuse lõpuni mingi 3:30 päeval. Tulen koju, viskan pikali ja magan natukene, et äkki läheb see jalavalu mööda, et võtan tableti. Aga tulin koju, võtsin tableti. Magama ma ei jäänud, jalavalu läks järjest hullemaks, enesetunne sitemaks. Tellisin siis kiirabi, kuna sukust asja polnud varem olnud. Kiirabi tegi süst, ütles 30-40 minutit, siis tõenäoliselt hakkab parem või läheb valu mööda. Ootan. Tund aega möödas, mitte midagi, asi järjest hullemaks läks, nagu enesetunne läks järjest kehvemaks. Tellin uuesti kiirabi, ütlesin kiirabi, ütlesin takso. Praegu hakka mõtlema, et kiirabi tellisin teist korda. Ja siis muidugi oli tipptund Tallinnas kiirabil pühapäeva õhtul vist, et ta jõudis alles põhimõtteliselt 2 tunni pärast uuesti. Ja siis ma nagu piinlesin, tõusin püsti, käia ma ei saanud õieti, ma ei saanud pikali olla, ma ei oska mitte mingit pidi olla, mul oli nii halb olla, siis see jalg nagu niimoodi valutas. Muidugi haiglasse, mõtlesin, ei ma haiglasse küll ei taha minna, et kui veel üks süst. Aga siis ikkagi võeti mind kaasa. Ja kui ma juba kiirabi autos, mul vist hakkas pilt eest ära minema, sest ma tean, et seal pandi mingid valuvaigist ja midagi süstiti, hoiti mind nagu teadvusel. Sinna haiglasse jõudes saadati kiiresti sinna kompuutrisse ja sealt läks veel kiiremaks operatsioonile, et arst, kirurg, kes mind nagu seal vastu võttis, ütles, et sellega on väga-väga kiire, et see oli nii halba olukorda, pole ammu nagu kellelgi sees näinud sellest pimesoole teemast. Ja põhimõtteliselt oligi seal nagu minutite mäng, ütleme, ja nad arst ütles ka pärast, et ta ei osanud nagu mitte kuskilt et nad põhimõtteliselt ei osanud nagu alustada, et see kõik mu keha oli nagu seda lõhkenud, seda pimesooles, seda jama täis, et mul on ju siit kaelast pandi treen, kõik läksid paremat külge mööda alla, nagu mul oli 12 treeni kokku nüüd ja käimine on nüüd siis tänaseni, ütleme, väga-väga raske, kuna jalas oli ka tõenäoliselt väga palju seda jama, et ma ei tea, miks see valus lõi nagu jalga või sealt välja andis, et 5 treeni oli mul jalas, mis seda jama välja võttisid ja sinna tehti 5 lõikust ja sellepärast on ka need närvivalud ja see käimine nagu tohutult raske, ma hetkel saan ainult käia, ütleme seal 300-400 meetrit, see pole käimine, vaid see on nagu lohistamine või selline teomängimine, ma ütlen. Ja siis lõpp puusavalu või selgväsib ära, nii et pikemaid retki ei saa ette võttagi. Seda ma nagu 2 korda päevas pean tegema, siis mul on need füsioteraapia harjutused ja et ma öösel magada saaks, on mul ikkagi unerohi ja siis ma hommikul ärkangi ja siis ma olen selline zombi ja siis ei tule energia peale päeval, ütleme, kui jalutad ja siis nagu mõtled seda olukorda, sest et see taastumine võtab tohutult kaua aega. Et ma ei tea, millal ma saan normaalselt käima, millal ma saaksin kas või osalise ajaga tööle minna, sest hetkel ei ole võimalik nagu mitte mingit pidi. Ja rahaliselt on väga keeruline, ütleme, kui sa
oled nii pikalt haige ja tegelikult sa ei saa nagu teha midagi, et sa nagu tahaks, aga sa ei saa midagi teha. Ja siis viskabki päevadesse seda masendust kassi sisse tohutult. Õnneks on näited tuttavaid sõpru, kes siis helistavad ja lobiseme ja lihtsalt hoiab, keegi, kes hoiab nagu natukene, tõstab mu tuju. Et võt selline olukord on, et kõigile tervist ja aga noh, see on see, et me ise seda asja ma ise ei tellinud, ma ei saanud seda ise kuidagi nagu ise endale tekitada, see ongi lihtsalt täiesti lampi, see pimesool, lõhkenud pimesool, see teema on, et siis jah, mõistmist. Aitäh.